Tere inimesed, tervitan teid T-Viidal, kes mõtleb, et kus nad on sattunud, siis see koht on T-Viit. Ja me tervitame teid kutselaborist, ütleme teile, et me hakkame paralleelselt meie juba käimas oleva võistlusega kohe järgmise võistlusega ka pihta. Järgmine võistlus on see, et me otsime kõige nobedamad kassapidajad, kes majast on võtta. See ei tähenda seda, et teil peaks olema eelnev töökogemus nii. Ühesõnaga, 10 kaupa on seal, näitad skänneril ära, eks ju, tõstavad siia, siis võetad STDL ja siis hakkab tšekk tulema. Lihtne, eks? Palju õnne tõepoolest. Ühtlasi me anname teile head inimesed teada, et siinsamas kutselaboris varsti me saame näha juba koera. Ja mitte lihtsalt mingisugust koera, vaid me näeme siin 4-aastaselt, kes töötab Maksu- ja Tolliameti jaoks. Tegemist on narkokoeraga, mis moodi tegelikult narkokoerana tööd teeb. Koeral ja koerajuhil saab olema see, et meil on siin 6 kohvrit koos selle ostukorviga. Ühes nendest kottidest on peidetud aine, mida seal ei tohiks olla. Hurraa! Narkootikumid on leitud. Millele ma mõne sõnaga vihjasin. Teadse, kui me pärast neid oliive loeme, siis on muidugi oluline see, et need oliivid oleks ühes tükis, muidu me loeme nad, et nad on pool. Preili, ma saan aru, et seda oliiviputru. Liiviputru teeme uus menüü asi. Sina oled üks tragi naisterahvas. Igaüks saab paki suhkrut, kes suudab kõige rohkem ära süüa 2 minutiga on võitja. Start! Ei ole! Sa oled väga tubli, küll me anname sulle eraldi preemia selle, ma mõtlesin, ma tegin nalja. Nii, 2 minutit on see aeg, kui me peaks sellest suhkrust tegema kõige suurema torni. Start! Aeg läks. Ärra nüüd mõista mind valesti, ma ei ütle need nagu halvasti, aga ma lihtsalt ütlen nagu nii nagu on, et see on suhteliselt kilplase töö, sest et sa võtad sealt alt ära kogu aeg ja paned peale juurde. Meil on tähtis see, et kõrgus oleks suur. Aga noh, sul on aega meil 35 sekundit teistel ka. Nii. Lugupeetud Indrek peaaegu, kui sa nüüd rohkem seda torni torgiks, siis sa võiks jälle võitja. 20 sekundit on aega. Aga muidugi ma ei tohtinud sükest viietud anda, nii et... Meil on üks ettevõtmine veel, kus on tarvis meil seljatada peakokka. Noormees, ole hea, mine selle tooli juurde. Meil on ühte inimest veel vaja. Võiks olla mõni tütt.
Tule, muidugi. Ma tahtsin öelda, et võiks olla mõni tütarlaps, aga miks mitte ka noor mees. Täitsa lõpp. Mul on tunne, et meie peakokk Indrekul on Pärli restoranis väga palju vaba aega ja ta on seda enne varjutanud, sest et siiamaani on kõik kerned läinud 10-sse kuni nüüd siis. Kutselaborisse nüüd. Meil on 2 tiimi juba olemas, 2 tiimi mahub meil veel. Kaugkiirelt kätte tähendab sisuliselt sellist mängu, kus te kõigepealt juhite ühte arvutit. Arvuti teeb valmis ühe asja ja kui see asi on valmis tehtud, läbib see logistika pooli, siis te skanneerite ja siis te sisestate sinna arvutisse miskit. Ja kui kokkuvõttes kõik on tehtud nii nagu briefis kirjas, siis te saate preemia ka. Kõigepealt üks teie tiimi liige tuleb siia selle arvuti juurde, sisestab sinna arvutisse ühe kujundi. See masin siin selle klaaskasti sees. Selle asja nimi on digitaalne frees. Jah, nii. Digitaalne frees teeb selle asja valmis, te võtate selle asja sealt välja, pakendate ära, saadate mööda liini, saadate siia, selle asja nimi on logistika. Lõpuks skanneerite see skänner, mida me tavaliselt oleme näinud kullerite käes, et kuidas see tegelikult käib, sellega saate ka ära proovida. Lõpuks võite kasvast läbi, kes suudab teha kiiremini, saab esikoha. Imeliitne.